David Holmgreni tsitaat: luua maailm, mida me tahame selle asemel, et lihtsalt vastu seista maailmale, mida me ei taha. 6. peatükk, kokkuvõtte. Tänapäeval vajame arutelu erinevate võimalike oleviku ja lähituleviku visioonide üle, vaatamata sellele, et need pole veel realiseerunud. Alternatiivsete visioonide üle, mis põhinevad status quo radikaalsel muutmisel, visioonide üle, mis lähevad kaugemale majanduskasvu kriitikast, mis koondavad loodusteaduste saavutusi planeedi biofüüsikaliste piirangute kohta ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste poolt välja töötatud kontseptsioone, nagu näiteks sotsiaalne kujutlusvõime või kultuurilised ja isegi filosoofilised raamistikud. Käesolevas käsiraamatus esitatud lühiülevaate üks peamisi järeldusi on see, et sõõrikumajandus ega sotsiaalmajandus ei ole selgelt piiritletud ja homogeensed valdkonnad. Vastupidi, mõlemad toimivad omamoodi katuskontseptsioonina, mis koondab erinevaid algatusi ja tegevusmudeleid, kuid mida ühendab ühine visioon. Sõõrikumajandusteadlased ei moodusta ühtset liikumist ja seetõttu pole nad siiani sõnastanud ühist poliitilist doktriini. Samuti pole sõõrikumajandus täisväärtuslik ja kodifitseeritud paradigma ja tundub, et see isegi ei pürgi selleks, jäädes ideede ja postulaatide kombinatsiooniks. Nagu Daneka märgib, tulenevad raskused erinevate sotsiaalmajanduslike üksuste jaotamisel konkreetsetesse diskursustesse nende üksuste hübriidsest olemusest. Sellest hoolimata ei pea taoline avatus ja mitmekesisus olema ilmtingimata puuduseks. Ülal mainitud homoökonoomikusele või homokonsumentsile võib pakkuda mitmeid alternatiive. Näiteks saksa filosoof Otto Marquard pakkus välja termini homokompensaator, väites, et absoluutne, täiuslik erakordne pole inimlikult võimalik, sest inimesed on oma loomult piiratud olendid. Kõik või mitte midagi ei ole teostatav, inimene asub kuskil keskel. Need teadused vajavad pluralismi, kuna neil ei ole absoluutset positsiooni, vaid ainult tingimuslikud. Seetõttu, ja seda teadsid juba antiikfilosoofid, on ainsaks tegelikuks reaalsuseks pidev muutus. Seega peab muutuma ka majanduslik süsteem, mis ei peaks tähendama ainult kasvamist. Seni hästi toimivad poliitikad võivad sattuda raskustesse uute väljakutsete taustal. Seega laseb Gonzales Reyes sotsiaalmajanduse paljususe juurde ja järgi bioloogilise mimikri põhimõtet, et tugevate muutuste ajal, millal võimalikke arenguid me ei tea, on üheks strateegiaks mitmekesisusele maksimeerimine. Looge palju erinevaid alternatiive, et ühel neist oleks suurem tõenäosus edu saavutada. Bioloog Margulis lisab, luues organisme, mis ei ole lihtsalt mingite koostisosade summaks, vaid midagi enamat kui nende iga osa kõigi võimalike kombinatsioonide summa, viivad need liidud arenevaid olendeid seni uurimata sfääridesse. Sümbioos, erinevate organismide ühinemine uute kollektiivide moodustamiseks on osutunud kõige olulisemaks muutuste jõuks maa peal. Hariduse seisukohast tuleb edendada elukestvat õpet ning see haridusrevolutsioon nõuab distsipliinide terviklikku perspektiivi omaks võtmist ning oluliste teadmiste mõistete populariseerimist ülemineku õpikutesse. Sõõrikumajanduse laias maailmas arendatakse mitmeid erinevaid teoreetilisi lähenemisi ja praktilisi algatusi. Meenutades kirjanik Eduardo Galeanat, me oleme see, mida me teeme, et muuta seda, mis me oleme. Samal ajal, kas me suudame ühe individualistlikumate kodanikena olla harjunud elama vähemaga, kas on aeg ellu viia ökoüleminek, enne kui puhkeb sotsiaalne barbariseerimine ja ökofašism? Kuidas me saame piirata süstemaatilist tootmist ja tarbimist, enne kui oleme sunnitud ootamatult ja valusalt ülekoormatud süsteemi pidurdama? Milliseid organisatsioonivormid vastavad kõige paremini kasvujärgse majanduse vajadustele? Pealegi, nagu oleme käsiraamatus juba rõhutanud, sõõrikumajanduse ainus eesmärk ei ole majanduse ja tootmise vähendamine. Pigem püüab see seda uuesti üles ehitada ja koos sellega uuesti üles ehitada ka ühiskonda ja selles valitsevaid suhteid. Sõõrikumajandus kutsub üles leidma uusi viise, kuidas teha ja mõelda tõeliselt demokraatlikul ja kollektiivsel viisil. Seega, kuna sotsiaalmajanduslik üksus iseloomustab horisontaalne võimujaotus ja nende ülesandeks on toetada inimesed nende kohalikus kontekstis, on nad sobivaks kandidaadiks muutuste vektoriks olemisel. Näiteks tööintegratsiooni ettevõtete puhul ei ole sotsiaalmajanduse eesmärk kohandada töötuid ja erivajadustega inimesi vastavalt süsteemi ja turunõudmistele. Muutumist vajavad süsteem ja turg ning sotsiaalmajandusorganisatsioonid võiksid olla nende ümberehitamise praktiliseks vahendiks. Seda enam,
et nende ülejäägid võiksid jääda kohalikesse kogukondadesse ning tugevdada usaldusel keskkonna ja inimeste ees hoolitsemisel põhinevaid sotsiaalseid suhteid. Võrdsete võimaluste, sotsiaalse innovatsiooni ja osalemise edendamine on osa sünteesist, mis näitab sotsiaalmajanduse kasulikkust ning mille eesmärgiks on ebavõrdsuse leevendamine.